oma vastutusel, oma riisikul või siis suuremad jooksjad tagapool. Oleme tähelepanelikud siis nende noorte suhtes. Noortejooks 1 ring, põhidistants 2 ringi. Noortejooksust osavõtjad siis finišeerudes, kui lõpetate, kohe pöörate vasakule siia maha. Finišikoridori ei jää siia kusagil ette, vaid kohe pöörate vasakule maha. Kõik noortejooksust osavõtjaid, teid on kokku 900 osavõtjat, noortejooksul 138, üle 700 on põhidistantsile kirja pannud, nii et kui teie lõpetate, siis põhidistantsile osavõtjad lähevad teisele ringile, nii et kordan veel, üle lõpujoone tulles kohe pöördega vasakule. Noortejooksu distants 1 ring, 2,5 kilomeetri pikkuse ringiga tegemist on. Kaido Nurja, rajameister ja üks jooksu peakorraldajaid, sõidab jooksjate rivil ees. Toob noored esimese ringi lõppu, läheb ka põhijooksu liidritega teisele ringile, nii et kogu see 2,5 kilomeetri pikkune ring Kaido poolt maha märgitud Merimetsas kulgeb nii kõnniteede peal kui ka metsaradade peal vahelduva pinnakattega tegemist on. Nii et kordame veel, noortejooks 1 ring, põhidistants 2,5 kilomeetri pikkust ringi. Stardini jääb aega veel 3 minutit, nii et rõõm on tervitada tuhatkond osavõtjat. Lubage siis need kiiremad jooksjad siin, noormehed ja neiud ka veel startijate rivis kohad sisse võtta. Näeme seal, Bert Tipi on seal tulemas, spordiklubi CFC esindajad ka koos Kaspariga, Kaspar Vaher siis, ja nemad võtavad stardirivi eesotsas kohad sisse, nii et nii naiste kui ka meeste osas Eesti jooksuparemikku kuuluvad jooksjad on tänavusel Põhja-Tallinna teisel kevadjooksul osavõtjate hulgas. Nii et tuleb kõrgetasemeline jooks, seda nii naiste kui ka meeste võitjaid silmas pidades ja veel kord noored, kes te seal võistlejate rivi eesotsas olete ka, olge siis tähelepanelikud ja vaadake, et keegi kedagi jalust ei jookseks juba distantsi esimesel paarisajal meetril eelkõige. 2 minutit on veel stardini aega jäänud ja ka teie puhul siis viimased 10 sekundit loeme ülevalt alla, teeme kooris lugemist ja vaatame, kuidas see meil õnnestub, kas tuleb sama hästi välja nagu ühislaulmine laulukaare all. Seda saame õige pea näha. Vähem kui 2 minutit on Põhja-Tallinna teise kevadjooksu põhidistantside stardini aega jäänud. Tuhatkond jooksjad 2,5 kilomeetri pikkusele ringil, esimesel ringil peavad ära mahtuma, teisel ringil siis, kes põhidistantsil 5 kilomeetri distantsil kaasa löömas, teid on kokku üle 700, siis natukene teid teise ringi läbimiseks vähemaks jääb, aga eks te kindlasti rajal hargnete ka oma vahel. Vaadake, meil on ka erivajadustega, abivahenditega liikujaid rajal. Paneme neid tähele. Teisel ringil aeglasemad jooksjad hoiavad raja paremasse serva, et kiiremad saaksid vasakult mööduda. Minut veel stardini aega. Viimane minut. Rajal olge tähelepanelikud, kerget jalga teile, jälgige enesetunnet, ärge pingutage üle, laseme parematel võita ja tunneme liikumisest rõõmu. Märkame ka enda ümber siis kevadist Merimetsa parkmetsa ja looduse märke looduses. Usun, et selleks ka aega jääb, kellel vähem, kellel rohkem, sõltub juba tempo valikust. 30 sekundit jääb veel stardini aega ja viimased 10 sekundit tuletan veel kord meelde ühislugemine ülevalt alla ja selle alguseni on aega jäänud täpselt 10 sekundit. Senised ühislugemised täna on meil väga hästi ühendkooris välja tulnud ning alustagem taaskord nüüd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja saab! Ettevaatus, vaadake, ärge fotograafid ikka jookske. Rahu, kõik on seni hästi läinud, väga tubli. Stardikoridor on kitsas, teid on palju, hoos võetakse kohe kergel jalal üles. Väga hea tuli, siitpoolt juba rahulikult minnakse. Nautige jooksu, nautige liikumist üheskoos. Kevadine aeg, teadagi
karjalaskeaeg ja suurepärane võimalus üheskoos liikuda tänasel kevadpäeval, päikesisel kevadpäeval, kuigi praegu natukene päike pilve taha ehk pugemas on, aga paistab meie üle ja ka õhutemperatuur jätkuvalt tõusmas on, nii et suurepärane päev liikumiseks, sportimiseks, pühapäevane päev, 27. aprill. Käijad ja kepikõndjad lähevad ka rajale. Väga tubli. Jalgpalliklubi Volta viib. Ja Vladimir Frolov, Volodja on minemas. Erivajadusega liikujad, teeme neile ka aplausi, väga tubli. Vaatame siin. Ratastoolisõidus täna meil juba toimus kell 11:30. 10 ratastoolis erivajadusega liikujad meil sellel sõidul ka kaasa lõid. Nii et nagu näeme siis praegu 12 Vladimir ja ka veel üks neiu on sel moel distantsi läbimas ja nüüd palju meil aega võib kuluda 2,5 kilomeetri pikkusel distantsil siin kusagil ilmselt 8 minuti ringi ja noortejooksu nobedaimad ning tänase jooksu liidrid tulevad esimeselt ringit ja kusagil 8 minuti ringi ei enam. Ootame siis tänase jooksu liidreid ja noortejooksu võitjaid finišisse. Tähelepanu jalgpalliklubi Volta telgi juures seal. Vaatame, et pallid rajale ei veereks, kes seal meid väikeste lastega on, siis tuleme sealt kivisillutise pealt, palun juhatame nad sealt ära. Tulge sealt palun ära, sest sealt tulevad meil jooksjad. Sama ringi pidi tullakse, nii nagu lastejooksust osavõtjad ka, nii et jälgime palun, et siin kivisillutuse peal praegu liikujaid ei ole. Saate kohad sisse võtta siin hoovi pealsete kõnniteede peal, kui vähegi võimalik on. Väga tubli, liigume sealt ära, sest päris suur hulk jooksjaid koos tuleb, kiiresti nad liiguvad ja ootamatud takistused teel, oht nendega kokku põrgata. Nii väike siis hiilib natukene pilve taha praegusel hetkel, aga jätkuvalt jahedamapoolse kuiva kevadilmaga tegemist on. Jooksjatele tegelikult sobiva ilmaga, kuigi vahepeal ka tuul natukene tugevamini keerutamas on, aga siin parkmetsas vist enamik rada jääb ikkagi natukene tuulevarjulisematesse kohtadesse, aga tõsi, mere läheduses kevadisel ajal teadagi päris korralik briis puhumas on, nii ka tänasel päeval. Teistkordselt Põhja-Tallinna kevadjooks aset leiab ja osavõtjad siis kahel distantsil, 2,5 kilomeetri distantsil ja 5 kilomeetri distantsil kokku 1000. Kell 13:45 siin samas võistluskeskuses viime läbi ka autasustamisteremoonia, mille raames siis selguvad tänase jooksu erinevate vanuserühmade parimad. Aga nüüd ei muud, kui oleme siin finišipaigas valmis, et noorte jooksu nobedaimaid siin tervitada ja vaadata, kes liidritena on 5 kilomeetri distantsil teisele ringile minemas. Tähelepanu, Pelgulinna riigigümnaasiumi ümbruse siis kergliiklusteedel liikujad. Oleme ettevaatlikud, oleme tähelepanelikud. Jooksjad õige pea tulevad esimeselt ringit ja lähtuvad teisele ringile. Ja esialgsetel andmetel siis 880 Evelin Sepp, Evelin läks ka rajale, nii et vaatame praegu siis lõplikku startinute arvu ja äkki sellega ülesse siis võime selle ka teieni tuua. No igal juhul 1338, kui ma õigesti mäletan lühemale distantsile 700, kas 30 äkki oli see number, millegagi oli siis osavõtjaid 5 kilomeetri distantsil.
ja ühtekokku registreerunuid 886. Nii et korreleerub kusagil sellisel suurusjärgul siis 725 osavõtjad põhijooksul ja ülejäänud siis noorte jooksul kaasa löömas. Sellel tasapinnal äkki võib natukene tagasi sidestus tulla veidi korra natukene vilistus, kui veidikene kõrgemal on äkki, siis on heli kvaliteet parem. Noortel on siis meil 3 vanuserühma, kuni 14-aastased, kuni 16-aastased ja kuni 18-aastased selgitame välja parimad, kas noorte distantsist lõpetanute vahel 120 medalit oli neid, mis lähevad jagamisele noorte jooksust osavõtjatele, lõpetanutele põhidistantsil oli neid medaleid 300, kui õigesti mäletan, millised jagamisele lähevad. Ja lastejooksudest osavõtjad ja rataskooli sõidust osavõtjad. Neile jagus ka osavõtja medaleid. Ja. Nii, liidrid tulevad meil siin võistluskeskuses viibijatele, siis kalesteenika, selline väikene kang on meil seal on välja pandud ka auhind kõige vastupidavamale rippujale, kes 2 minutit suudab kangi küljes lapsed just rippuda, siis lapsed siis sellele auhind, aga Kaido tuleb juba, mis tähendab seda, et liidrid praegu siis põhidistantsist osavõtjad tulevad esimesed ringid ja õige pea hakkavad finišisse jõudma ka noorte distantsi parima. Oliver Annus näeme siin Bert Tippi, Kaspar Vaher, Aleksander Kulešovi näeme kulgemas siit mööda minemas. Teisele ringile meie seenior jooksjatest oma vanuseklassi liidrina Oliver Annus, Bert Tippi, Rimo Timm, Kaspar Vaher, Aleksander Kulešov, Kevin Jõesoo. Nemad ringi läbimise aeg 8 minutit. 8 minutit Oliver Annuse 7.59,9 ja vaatame noorte jooksu võitja Eerik Vanasaun spordiklubi Peaton Triatloniklubi 21 EC esindajana ajaga 8 minutit 20 ja Marit Tamm kohe tema järel lõpetab Eeriku järel neidudest kiiremana, teisena suurepärane aeg 8.38,3 Sparta spordiseltsi esindaja ja vaatame Eeriku ja Mariti järel praegu, kes noorte vanuseklassides meil 3.–4. on tulemas, praegu tulevad siit põhiklassi ja seenioride võistlusklasside jooksjad ja vaatame Eeriku ja Mariti järel, kes võiks olla noortest järgmisena, sealt tuleb üks poiss numbri all 33, ka tema on Sparta spordiseltsi jooksusärgis osalemas ja tema 3. üle finišijoone, see on Roland Kingo, aeg 9.46,0 Rolandile. Gunnar Kingot näeme seal tulemas, vaatame, kes noormeestest ettevaatuspall praegu poistest tulemas numbri all 2 praegu lõpetab noorte jooksu arvestuses 4. ületab lõpujoone ja see lõpetaja on meil Orre Kuus, kas ta oli number? Edasi noored siia poole! 2 Rostislav Matuus, neid näeme
on ületanud lõppu Horre Kuusküla, Staff Martuusni, Armin Kristjan Soodla, Tormi Arna lõpetanud ja Mati Heinmaa, Tallinna jalgpalliklubi Kalev esindaja. Sander Tilk näeme on 9. selles arvestuses jõudnud noorte arvestuses finišisse ja numbri on 44 on tulemas seal ka noortest järgmisena finišisse ja vaatame, kas seal neidudest number 44 on Oskar Kollo, Põhja-Tallinna jalgpalliklubi Volta poiss lõpetab distantsi. Mirtel Kollo spordiklubi Fortis, tema 10.45,8, Maksim Taškevitš üle finišijoone Iiris Pähklimägi finišis ajaga 10.52 ning Sanna Treiberg lõpetanud distantsi. Sanna järel vaatame, järjest tuleb nüüd lõpetajaid Helena Tilk, Kren Andre, Rivo Nikiforov, Paul Samuel Valton lõpetanud Lisette Pärnaste, Berit Raudjär, Mikkel Toomet, Robert Seppel on samuti jõudnud noortejooksu finišisse. Noortejooksus siis kuni 14, kuni 16 ja kuni 18 aastaste vanuseklassi parimaid pärjameid. Sebastian Lillemees lõpetanud distantsi, Karmen Kalmus jõudnud finišisse noortejooksu osavõtjatest. Ja põhidistantsil siis üle 700 jooksja jätkatakse siin teisele ringile. Noored siis, kui lõpetate, pöörame vasakule põhidistantsid maa. Tristan Tampere, Norman Parts, Joosep Laasik, Danila Kusetsov, Johanna Kütt, Vladimir Aleksandrov, Maria Rebert, Kaspar Puström, Mariette Valtin, Anastasia Ignatjeva. Siin mõned noorte nimedest ette loetuna ja järjest Jaron Kuusk, Mattias Kaljumaa, Pärt Orvandi, Marten Kaljumaa, Karl Kaits, Aksenia Tsistjakova, Voldemar Hans Umar. Tervitame ka teid finišis. Samal ajal põhidistantsis osavõtjad lähtuvad teisele ringile. Ettevaatus siin noortel ka liigume, pöörame vasakule. Rajalt maa, Armand Teelem, Fiorella Prosperi, Elle Peedimaa, Henri Erilaid, Karola Kalmus, Samuel Lillemees, Victoria Robert, Noora Orupõld noortejooksu finišeerunutest. Siin mõned nimed ette loetuna. Aga oleme ilmselt põhidistantsi kiiremate finišeerumise ootuses ja vaatame Oliver Annus, Bert Tipi, Kaspar Vaher võidu nimel heitlemas on kui Laura Loik, Katja Kuprianova, Oliver Jõgi, Henri Oja, Glen Gregor Künnapas, Filippi Efremov, Niku Kornescu ja näeme lõpetanute hulgas. Nii et tänase jooksu võitja selgub siis viisikust Oliver Annus, Bert Tipi, Rimo Timm, Kaspar Vaher, Aleksander Kulešov, nende järel siis Kevin Jõesoo, Oliver Pallo, Steven Rehenem, Valeri Podevalin, Eduard Ansperi, Lauri Ulv. Vaatame, kas naiste liidrit Adriana Kolubenkot märkasin. Triin Kede, Kentu Kula, nemad eile ka olid võidukad eilsel ümber Paugula Veemõlda jooksul, Maru Järve jooksude sarja selle hooaja avaetapil, nii et liikumisharrastajaid järjest läheb teisele ringile. Reibo Välit näeme, teid on tõesti palju, üle 700 osavõtja meil 5 kilomeetri distantsi läbimas on ja rahulikus tempos, omas tempos teisele 2,5 kilomeetri pikkusele ringile lähtutakse. Jah, õiged on ja tubli, et ärge pingutage üle.
omas tempos rahulikult seda distantsi läbime ja samal ajal vaatame, Kaido Nurja tuleb, nii et tähelepanu aeglasemalt liikujad, hoiame paremale. Hoiame siin finišikoridori tulles, hoiame palun paremale, sest jooksu võitja on selja tagant tulemas. Hoiame palun paremale, aitäh teile, hoiame palun paremale. Vaatame tähelepanu sealt tagantpoolt tulijad, hoiame paremale, Oliver Annus. Oliver teeb finišispurti Bert Tippiga koos ja Oliver võtab siit selle jooksu teise võidu vabajooksu järel Bert Tippi teisena üle finišijoone eilsel päeval teine koht Berdile ka ümber Pauküla veehoidla jooksult Oliver Annus aeg 15 minutit 34,5 sekundit ja Berdile 15.35,4 tema Kaspar Vaher, kas Kaspar Vaher spordiklubis, et CFC on kolmandana pära, nii et tähelepanu, hoiame paremale aeglasemad liikujad, hoiame paremale, vaatame selja taha, sealt on tulemas kiiremad jooksjad ja Rimo Timm siiski oli kolmas, Rimo aeg 15.49,2 ja Kaspar Vaher neljas, tema tulemus 16.01,7. Aleksander Kuleshov lõpetab viiendana. Aleksander peaks olema siin kindlasti ka vanuseklassi tänane võitja 16.22,1-ga. Külli Tambur läheb siit Põhja Tallinna linnaosa vanem. Külli rahulikult omas tempos, aega veidikene mõtteid koguda siin vaadata, mis linnaosas ja raja veeres toimumas on, kui samal ajal meid põhidistantsit Aleksander Kuleshovi järel kuuendana jõuab pärale Kevin Jõesoo ajaga 16.52,6. Naiste võitja kas Triin Kede või Kertu Kula, kui näeme seal meeste arvestuses seitsmendana rühkimas finiši suunas number 553 ja Kevin Jõesoo järel seitsmendana üle finiši joone Valeri Podevalin ajaga 17.11,8. Naiste võitjad lähema minuti jooksul võiksime finišisse oodata, kui number 905 lõpetab distantsi 757, 721, nii et kaheksas Oliver Pallo, üheksandana päral Steven Rehelemm, Oliveri aeg 17.20,5, Stevenin 17.32,5, Tarvi Tammeri 10, Lauri Ulb 11, Eduard Ratsberg 12, Ilja Kaarterjev 13. päral aega 17.50,7. Naiste tänane võitja peaks sealt tuulema, nii ka on, kui Raido Rasper vahepeal distantsi ja Kaid välja ots lõpetanud on ning Põhja-Tallinna teise kevadjooksu naiste võitja üldjärjestuses 16. päral Kertu Kula, Sparta spordiseltsi esindaja, tema Kertule täna võitja, vaatame siin meesjooksjad järjemanu 4, 5, 6 jooksjad koos on tulemas ja naiste arvestuse teisele kohale on rühkimas siit osavõtja numbriga 549, kas Triin täna võiks naiste arvestuses lõpetada teisena Triin Kede, täpselt niimoodi on tema ees ka Oskar Orupõld lõpetas distantsi, Triin 28, tema järel Silver Hein, siis Triinu järel 29, 30 Taivo Putter, 31 Heiki Niglas, nii et Kertu Kula ja Triin Kede, nii nagu ka eilsel päeval ümber Pauküla veehoidla jooksul nemad esikolmikusse kuulusid. Ning vaatame tähelepanu siis aeglasemad liikujad, hoiame vasakule ja abilinnapea Pärtel-Peeter Peret näeme rahulikult minemas, juhatab tütrekese siin vasakule noorte distantsi lõpus ja Pärtel-Peeter Pere ise on lähtumas siit teisele 2,5 kilomeetri pikkusele ringile. Gunnar Kingo siis täna mitte viisvarvikutega
vaid sellised spetsiaalsed tossud. Mees, kes aastaid ka paljajalu suvistel jooksudel distantse läbinud on. Aga vaatame, kas me praegu oleme Kertu ja Triinu järel siin naistes. Stella Sohvi algmetsaeg 19.09,5. Kas Stella Sohvi algmets on meil ka naiste esikolmikus täna? Finišis vaatan kiiresti üle, tundub, et on nii. Stella Sohvi järel siis siin praegu eesjooksjad ja ka Triinu Lepik on lõpetanud, Ahto Jankson, Rebecca Maitus, Reimo Krass, Jaanus Jõgi, Jüri Mikk, Udam ka finišeerunud veel mõned aastad tagasi Eesti suurde koondise 4 paadis mees Eestit olümpiamängudel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel esindas ja vaatame praegu siis järjepanune lõpetajaid tuleb Piret Altosaar, Urmas Härm lõpetanud distantsi Silver Sõber, tema 65. päral 5 kilomeetri distantsilt Mihhail Põtškov, Risto Novik, Viljar Hiienõmm finišis, Viljar järel Tanel Härm, Pille Visser päral Kristjan Julius Laak lõpetanud distantsi. Kaspar Schultz, Mihkel Läämat, Sinan Tsahmak, welcome to the finish, Tauri Taivre, Jüri Härm, Rene Iro, Lisette Pavelson, Jette-Mari Kraan, Tadas Frankjavitšus, welcome to the finish, Triinu Langeraks, Svetlana Zubova, Kersti Naarits, Elevi Piperal, Valeri Kääpa, Tristan Rehelen, Valeri siin võiks olla ka oma vanuseklassi tänane võitja. Ma päris ei vaadanud neid seenioride ja veteranide vanuseklassi, veteranide esimene ja teine vanuseklass sünniaastaid seal veelde ei jätnud, aga eilsel päeval siis koos abikaasa Viiviga Valeri nautis edu kui NM60 vanuseklassi võitja teisel Maru Järve jooksule sarja selle poole avaetapil ümber Paunküla veehoida jooksul. Aivar Reinap, ajalehe Postimees, kas peatoimetaja asetäitja või peatoimetaja rollis täpselt ei teagi ja Vaiveri käest üle küsida, kumb tiitel tänasel päeval täpsportlaste spordiklubi esindaja Viktoria Helena Ubar, Kalevi kergejõustiku kooli õpilane finišis, Kertu Johanna Jõeste, Andrei Paabin, Alla Jevlevski, Ljudmilla Kritškevitš, Rauno Palloson, Helina Kuntson, Lotta-Liis Kraav, Helina Tärn, Taavi Livet tervitame finišis. Märgatud siis Eestimaal, tunnustatud tele- ja raadioajakirjanik Taavi viimasel ajal ka ja aastatel on hoolega harjutanud, isegi olen teda märganud just Põhja-Tallinna linnaosa tänavatel rahulikus tempos jooksu harrastamas, nii et Taavi vorm on paranev ja täna korralik tulemus Taavile 22 minutit 43,8 sekundit. Tundub nii, et Taavil on käsil mingi suurem eesmärk või teleeksperiment eksitab täna, kus ta ennast proovile paneb, kui Vladimir Frolovile teeme küll suure aplausi ratastooliga. Vaadake, millise hooga mees oma 4-jalgse sõbraga, kes nagu kapten seal ratastooli peal, nii et Vladimir veel mõned aastad tagasi Eesti tipppargi püstitas ultrajooksus, aga terviseprobleem ahendas ta kahjuks ratastooli ja sestap tänasel päeval mees vapralt on liikumas Lasnamäe linnaosa territooriumit igapäevaselt ratastooli kasutamas liikumiseks ja loomulikult vana spordimehe süda tippspordile ja kui vähegi spordivõistlused toimuvad, kus ratastooliga liikujad rajale lubatakse, siis Volodja seal kohal on. Vaatame, kuidas meil siin lõpetajaid Jaana Väli, Kaire Kivi, Ann Saksberg
päris palju on lisandunud, liitunud neid, kuhu me järjega oleme jõudnud. Danil Moorin, Oskar Viires, David Kukartšuk, Silvo Loomet, Toomas Lents, Sille Kraam, Martin Rall, Karolin Sigus on vahepeal lõpetanud hulgas, kui stardist aega kulunud. Igati korralikult vähem kui 25 minutit, väga korralik treenitus, isegi julgen öelda siin 5 kilomeetri distants, kui poole tunniga ära teete ka see on väga korralik treenitus ja lõpuks kui ka siis kõndides või kepikõndi harrastades, kui käies teete selle distantsi läbi kusagil siis 10 minutit kilomeetri kohta 50 minuti kuni 60 minuti tunniga, siis ka igati korralik vorm teil on, nii et näeme siin ka eakamad liikujad, kepikõnni harrastajad on minge edasi. Ja loomulikult, jaa, liikuge edasi. Ta on kohkus ära siin, ikka on õige. Kui on kaheringilise võistlusega tegemist, siis lähete finišikaarad läbi ja siirdute teisele ringile. Nii, noormehed ja neiud, no oleme džentelmenid nüüd, härrasmehed, kes see siis nüüd naisterahva vastu spurti tegemas ja peab kindlasti rinna jagu ees olema. No natukene spordimehelikult ikka palun, kui võib-olla ma muidugi oma siin väärtushinnangutega, väärtusruumiga olen ajale jalga jäänud, aga vanasti see vähemasti niimoodi oli. Ja tore on ikkagi vaadata, kui mingisugused siis tavad kombed neid ikka au sees hoitakse. Nii et meesterahvas ikka daami lubab esimesena uksest sisse ja välja nii ka spordivõistlustel finišis saati, kui heideldakse 1057. koha nimel. Siis naisterahvas nampad ristis sammuva ekskavaatorina mööda spurtimine kõrvalt vaadates on enam kui koomiline. Andke mulle andeks minu mahlane võrdlus muidu, aga mõte jääb samaks ja mõtete eest veel vangi ei panda, eetrikeelu ei anda, aga välja öeldu eest ajad on karmid, aeg-ajalt tsenseeritakse. On tsenseeritud ka siinkõneleja välja öeldud detailid, jätan enda teada. Avalikus eetris esinemine on osa loomingut. Aga eks jah, enesekontroll peab olema. Ja päris kõike, mida hing ihaldab ja silm suhu toob, ka välja öelda ei tohi, nii nagu igapäevaelus, nii ka ajakirjandusliku formaadi raames. Üks härrasmees vaatab kella, läheb edasi, läheb tagasi, ei suuda pilti uskuda või? No nüüd, kui üks ring on läbitud, peate teisele ringile veel minema. Vist härrasmehel juba teine ring selja taha jäi. Edasi ja tagasi ei ole vaja liikuda. Firma Antrocenter ajavõtusüsteem fikseerib teie tulemuse. Nii, rahulikult tullakse omas tempos. Naised-mehed läbisegi. Jooksuhooaeg on alguse saanud. Suur jooks ümber Viljandi järve, muideks teen reklaami ka, spordiklubi Stamina on 7. mail startimas tavapärase tervisejooksu tervisekõnnisarjaga. 21 etappi läbi terve suve, hea võimalus ennast kirja panna kas sõpruskonnaga, perega, kolleegidega, Reigo Välit tervitame finišis, nii et see on hea võimalus nädala keskel kolmapäevasel päevakul toimuvad. Natukene liikuda, teha sporti, teeme reklaami ka orienteerumispäevakutele, ka need on suurepärane võimalus neile, kes nädalavahetusel rahvajooksudel soovivad kaasa lüüa orienteerumisjooksus, natukene looduses liikuda kaardiga Tallinna ümbruse maastikel ja aitab ette valmistada nädalavahetusel toimuvateks rahvajooksudeks. Suurepärane võimalus need Stamina, siis tervisejooksu tervisekõnnipäevakud ja ka orienteerumispäevakud üle terve Eestimaa. Ei oska öelda, milline päev Tallinna Kaidekast ei ole küsinud, kas on jätkuvalt neljapäevakud või on teisipäevakud siin üle Eesti erinevaist paigust erinevatel nädalapäevadel orienteerimispäevakud läbi viiakse.
orienteerumispäevakud, orienteerumisjooks ka suurepärane võimalus enese vormis hoidmiseks. No tervitame finišis siin ka legendaarseid ERR-i kaameramehi operaatoreid, kellega koos aega veedetud on, kelle nimed kahjuks siin päris peas ei ole meelest ära läinud on, aga näod on võtnud erinevate eluvaldkondade esindajad tänasel kevadjooksul kaasa neemas on. No Pärtel-Peeter Pere, distantsi viimaseid meetreid siin ka lastiratast, see on pargitud siit natukene kõrvale, see abilinna peal on finišis ilusasti ja täna kaasaremas osalemas Põhja-Tallinna teisel kevadjooksul. Jooksuajal on kõik võrdsed, sõltumata sellest, millise eluvaldkonna esindajad me oleme. No Raivo Nõu tuleb sealt, aga pole häda kedagistki. Põhja-Tallinna jalgpalliklubi Volta juhatuse esimehe, no ma arvan presidendi nime võib küll vabalt Raimole külge panna. Jalg tatsub küll veel, pole häda midagi, täitsa hea sportlik. Tervitame veel kord kõiki Põhja-Tallinna jalgpalliklubi Volta liikmeid üle 180 klubi liikme täna siis nii lastejooksudel kui ka noorte ja põhidistantsil kaasa lõid, olles sellega vaieldamatult suurima osavõtjaskonnaga organisatsioon Põhja-Tallinna teisel kevadjooksul. Tunnustus neile ja suur aplaus, vaadake ka väga kuulsad mehed veel siiani silmakas siiamaani seal kasetaustal paistab silma Sergei Parenko, Eesti jalgpallikoondise pikaaegne kuuri lukk ja teine Sergei hüüdnimega Terja Terepov, ka jalgpallilegendid täna jalgpalliklubi Volta telgi juures siin juba varastel hommikutundidel võistluskeskuses kohad sisse võtsid. Aga nüüd kalesteenika, vaadake jalgpalliklubist Volta telgist paarkümmend meetrit eemal on kang ja kalesteenika, väikesed siis katsumused saate proovile panna, kui tervitame finišis ka Põhja-Tallinna linnaosa vanem. Külli Tammur on ka ära, aplaus ka Küllile, suurepärane jooksja ja Külli kontrollis ise ka vaatas ilusasti raja üle ja tunnetas, milline meeleolu rajal osavõtjate hulgas valitseb ja meeleolu tõesti on, julgeksin öelda, et üle ja kevadiselt rõõmus ja reibas. Liikumine, see on elu, liikumine, see on tervis, see on heaolu, see on elurõõm. Seda ei ole siinkõneleja välja mõelnud, vaid siinkõnelejast hulga kogenumad, targemad inimesed juba aasta sadade tuhandete vältel alates olümpiamängude algusaegadest viikingitest ja edasi tallele pannud. Mis varasemad vanemad generatsioonid tallele pannud on, seda vähemasti meie generatsiooni inimesed teavad uske. Noorem generatsioon ma kahtlustan, et nemad enam kõiki asju ei usu, vähemasti neid, mida telefon neile või AI ei ütle, neid ei tea ju uskuda ka. Aga ajapikku ilmselt tavad ja traditsioonid ka AI poolt ja muude tehisintellekti poolt üles korjatakse, nii et ju ka need postulaadid ajapikku nutiseadmetesse ja veebiavarustesse jõuavad. Kui nad just ei kvalifitseeru juhuslikult ligiprügi all või ei liigid, ka seda võib juhtuda. Või mida keegi digiprügiks peab, mis on ise asi. No nii, väga tubli, teeme aplausi siin kõikidele lõpetajatele. Naised, mehed, läbisegi noormehed, neiud, kõik on saanud ennast proovile panna, ma usun, et kindlasti hea enesetunne siiski masooris. On selline tunne, et pagan peaks ehk kevadisel ajal ennast natukene rohkem trimmi saama, peaks liikuma paaril korral nädalas, see on oluline. Kõik jalgpalliklubi Volta liikmed, kes põhidistantsidel ja noortedistantsidel kaasa lõid, taas klubilippude juurde rivistame üles ühispildile kõik distantsil osalenud jalgpalliklubi Volta liikmed.
läheme klubi telgi juurde ja tervitame Evelin oma väikese 4-aegse sõbrakesega. On ta esimese ringi lõppu jõudnud. Evelin Sepp. Roheline müts on peas. Põhja-Tallinna teine kevadjooks on roheline jooks sellisel aastaajal, kus vaatame taamal lehtpuudel on hiire kõrvad juba ja puunad peab tundidega võite jälgida, kuidas nad kasvamas ja suuremaks järjest muutumas on ja loomulikult juba ka ohtralt kevadlilli, erinevaid kevadlilli looduses märgata võib ja loomulikult kelle tähelepanelikum silm on ja natukene sügavamale loodusesse lähete, siis võib sealt leida ka fauna ehk loomariigi märgatavat elavnemist. No jalgpalli seal vaatame, tee peal mõtlesin, et see neiu tuleb jalgpalliga finišisse ja žongleerides, aga ei päris niimoodi ei olnud. Õnneks see pall endast ka nüüd enam ohtu ei kujuta. Aga tullakse käsi käest, nagu need noormees ja neiu 148-692 üheskoos üle finišijoone ja sellel jooksul kaasolemine on puhas osalus rõõm. Aeg ei ole siin oluline koht ja tulemus pole nii olulised kui ühistegemine ja ühisest liikumisest rõõmu tundmine. Ja seda on tõesti lõpetavate osavõtjate hulgas märgata, kui stardist aega kulunud meil üle 35 minuti. Kell 13.40. 5 minuti pärast peaks olema meil tantsukooli T7 etteaste. Pean jälgima ka, kus see etteaste siin aset leiab ja millal see aset leiab. Anname lava ja järje neile ja seejärel siis juba kell 13.45 Põhja-Tallinna teise kevadjooksu autasustamistseremoonia aset leiab. Kohe see paviljon puhkeala siin Bergi hoovi peal, selle ühe seina juures on meil pedestal, milline avaneb sinna jalgpalliklubi Volta telgi suunas ja selle paviljoni suunas, kus juures oli meil tilgu veel mõnda aega tagasi, nii et seal on meie pedestal ja sellel pedestaalil leiab aset Põhja-Tallinna teise kevadjooksu autastamistseremoonia algusega kell 13.45. Seniks aga saame veel lõpetajatele kaasa elada paari-kolme minuti vältel ja seejärel siis juba lava ja poodiumi anname T7 tantsukooli neidudele üle. Näengi, märkan neid ka oma kostüümidega ilusasti. Reklaam T7 tantsukool on nad juba sinna üles rivistunud, et saan suudida nende juurde ja juba siis esinemisjärje õige pea neile üle anda. Nii ja T7 tantsukooli neidud esinemine on samas poodiumi ja pedestaali juures. Nüüd ei lähe kusagile kõrgemale, vaadake orientiiriks Portlandi lipp ja see paviljon, mis siin on paviljoni seina juures. Anname siis tüdrukutele veel aega siin natukene enam kui minuti jagu, käivitame muusika ja nende siis tantsuline etteaste enne tänast autastamistseremooniat algusega kell 13.45. No siin saame kaasa elada veel lõpetajatele. No nii, ärge üle pingutage, ärge vigastust saage. Naudime jooksu ja ei ole väga vaja davai. VTK norme me ei täida täna. Need ajad on juba selle taha jäänud. Siin ka. Puhas liikumisrõõm, olümpianorme me ei täida ja ka paralümpia norme mitte. See on Issi. Issi tuleb
kiire reikva kõnnakuga. Issi näitab meile, kuidas omal ajal kiirkäimine, sportlik kiirkäimine. Energiakõnn, ülakeha liigub. Mäletame, mida Meeli ütles meile, et õlavöö peab töötama jooksu ajal ka. Täpselt nii, omas tempos. Ei pea üle pingutama. Energiakõnd, väga okei liikumisviis. Saab sellega mõnusalt keha trimmida ja ei pea üle pingutama. Aga T7 tantsukooli neiud, kas olete valmis oma etteasteks? Tundub nii, et te olete. Rivistuge siis üles, käivitame muusika ja pjedestaali juures siinsama Sportlandi lipu juures T7 tantsukooli neidude etteaste algamas on. Palun, olge hea. Meie pildid on tavaliselt süsi mustad. Now introduction. DJ Madness. Never will love man. Shot tiny time me coming in a sun. Bun me she a wine, call me action. Bun with our bad man. Girl, you are the best. You are the best my girl. Bad man size, so I need bad girl. You are the best. You are the best my girl. Bad man always need bad girl.
come from Cotton Eye Joe? Get out and remember Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Get out and remember Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Get out and remember Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Lovers at the bar is where I go. My friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop up and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like we know true love is handmade from somebody. Come now, follow my lead. I may be crazy, but I'm safe. Let's not take too long. No nii, tundub, et T7 tantsukooli kõik tantsud on tantsitud. Natukene veel kannatus, mõned teadaanded teile ja siis oleme alustamas autasustamisega. Kõigepealt V-punkti juures, kes võtsid topsid, need on korduv kasutatavad. Need palume sinna Tallinna VV-nõu juurde tagasi tuua. Prügikassidesse ei viska, kui territooriumil kusagil maas näeme, korjame üles, toome Tallinna VV-nõu on kohe siin meie gümnaasiumi Bergi ukse kõrvalt paremat kätt, nii et need topsid olid korduv kasutatavad, toome need V-nõu juurde tagasi. Jätkuvalt Kalesteeniku linnakus saate ennast proovile panna, nii noored kui ka täiskasvanud, rippumise 100 peale, välja on pandud auhinnad tublimatele, pöörduge sinna. Kopsakaim auhind koguni 50 eurole, kinkekaart, 2 minutit rippumist noortele ja lühema aja jooksul siis väiksemad auhinnad. Kalesteenika linnak, jalgpalliklubi Volta telgis paremat kätt, vaadake seal, kus praegu näeme ühte neidu rippumas ka kangi peal. Minge pange seal ennast proovile, mõned minutid kannatust ja oleme alustamas Põhja-Tallinna kevadjooksu autasustamisega. Paneme praegu ilusasti ritta kõikide vanuserühmade parimad ja seejärel tseremooniaga alustamas oleme. Hetkannatus, vaadake, et Bergi ümbrus siin ka meist maha jääb puhtana. Prügi võtame maast ilusasti ülesse ja viime lähimasse prügikasti. Hoiame Põhja-Tallinna linnaosa ja mitte ainult kogu Tallinna linna territooriumi puhtana ja tuletame siis veel kord meelde, et aastal 2025 Eestimaa pealinn Tallinn kandmas Euroopa spordi pealinna tiitlit. Ja ühe pealinna
tiitlit kandev linn kindlasti selle väärikusele annab juurde puhas linnakeskkond ja hoitud linnakeskkond. Siin saab igaüks meist oma tegevusega midagi ära teha. Tallinna Vee veenõud, näen, üks on siin lauatennise laua peale ka, oli palve, viige need palun Tallinna Vee veenõu juurde tagasi. Korduv kasutatavate topsidega tänasel päeval reeglina ikkagi enamikel siis kultuurisündmustel, rahvaspordisündmustel kasutame korduvkasutusega nõusid, ehk need kuuluvad tagastamisele ja pannakse siis spetsiaalsetesse kogumiskastidesse üldprügi, olmeprügi hulka, saati veel biojäätmete hulka ei loobita. Siin ja seal panen ikkagi tähele, kuidas väga paljud inimesed ka eilsel päeval ümber Paunküla veehoidla jooksul ei pea seda prügi liigiti kogumist mikski ja suvalistesse kohtadesse prügi viskama. Osa kultuurist jälle taaskord. Ei taha siin väga sõrmega näidata ega osutada, aga see on kultuuri küsimus. Siinkohal ma arvan, et ei hakka loengut pidama sellest, mida tähendab sõna kultuur ja mida see endas kätkeb. Ei ole minul muul kultuuriantropoloogiga tegemist ega sellealase ettevalmistusega. Ka õunasüdamed panin tähele, õunu teile pakutakse, need ei kuku mitte maha käest, vaid need lähevad prügikastidesse biojäätmete hulka. Topsid tagasi siia korraldajatele, võib panna siia sellesse korvi, milline on pandud topsid tagasi Tallinna Vee veenõu juurde. Need on korduvkasutusega joogitopsid. Prügikastid vaatame üle, kui kusagile keegi on poetanud, võite välja võtta ja tuua Tallinna Vee jooginõu juurde. Mõned minutid kannatust. Mõned kõikide varusrühmade paramusjärjestused saavad paika ja siis pjedestaali peal selle paviljoni juures siin